Sel hooajal uus liige, uued seiklused. Hommik mehed, magate või? See on hea tunne, et aasta aega oodatud. Aga nüüd. 5 ööd veel, jess. Ma hakkan üldse rulli vahetama, sa vahetad lanti, ma vahetan rulli. Päris hea muna. Nüüd saab minekuks valmis. Need asju ikka on. Bussis ei saanud aru. Ma ei jaksa, ma olen suremas. Ma loodan, et lubasi saab veel osta, et jõgi lukus ei ole. Esimene vise, esimene hõbe läks ära. Andal on uus kala juba, ära lahti lase, selle me teeme söögiks. Poisid, mul on hull koll otsas, täitsa poel. Päev enne reisi. No, asjalood on nüüd sellised, et homme hommiku pakime auto ära ja siis võtame suuna nüüd Norra läbi Soome. Ja nüüd nagu meil traditsiooniks on saanud, et käime aastas korra siis Norras kalal. Ega nüüd siis ega midagi, juuksed tuleb maha ajada ja hommikut oodata, et auto ära pakkida ja siis Norra poole sõitma hakata. Aga mis meil siis nüüd on, nagu väiksed eesmärgid on ka, et kindlasti külastame seda kohta, kus poisid eelmine aasta käisid. Kahjuks ma ei saanud käia nendega. Aga lähme sinna samasse kohta ja paneme laagri püsti. Püüame seal võib-olla päeva 2 ja Kiviviiske kaugusel niisugune circa 30 kilomeetrit on Mägijärved. Et tahame ka sinna minna, et proovime sealt äkki saame mõne ilusa paalja kätte või järve forelli. Ja meil on siis üheks eesmärgiks on ka veel see aasta Poorusleva jõgi Norras. Ja sinna me tahame minna lõhet püüdma. Loomulikult, et kui me kõik load saame ja oleneb muidugi palju see maksab, see lõbu seal. Et peab arvestama ka sellega, et ega need load vist meil odavad ei tule. Ja veel seda, et me tahame 48 tunnist püüda või. Oli jah, 2 ööpäeva load, et 48 tundi. Et püüaks siis reisi lõpus Poorusleva jõe peal lõhet ka, et ei tea, kas saame midagi või ei saa, et eks see siis ole reisi üks eesmärkidest meil, et purustada oma senised rekordid, et mis oleme saanud või kes ei ole saanud. Ja meie kanali vaatajatest teavad juba meid, kes on käinud, et mina, Raivo, Hannes ja Andre. Ja see aasta on meil siis uus liige ka kaasas, et 5. liige. Tohoh, kes see? selleks on Hando, et Handole rääkisime augu pähe, et juba pikki aastaid, et tule meiega Lapimaale, et siis õnnestus see aasta ära rääkida, et tuleb kaasa meiega, et natukene puikles vastu, et ei tea ja seal on sääsed ja seal on külm ja seal on paha, aga kuna on näinud meie videosi, et see on üks suur kalamekka Norra, et tekkis ka kiusatus tal kaasa tulla meiega. Ando, mis kalu sina loodad saada? Ma ise mõtlesin, seal ahvenaug on nagu põhiline laks. Tegelikult seal vist pidi väga palju harjust olema. Isegi harjus ja forellilised. Lõhejõele ma veel ei mõtle. Kõigepealt läheb metsa harjust ja muud püüdma.
kas sa loodad paaljat ka saada? Paaljad, no ma ei tea. Kui õnnestub, siis õnnestub. Ma suuri lootusi üles ei sea omale. Mul on põhimõte see, et lähen kõnnin kogenumata meeste järgi, aga teen kõiki asju paremini kui nema. See on minu eesmärk. Selge. Et ma ei tea, mida oodata sellelt reisit veel. Ehk järgmine aasta oskan suuremad eesmärgid seada juba. Minu selle reisi eesmärk oleks jõuda sinna järvedeni ja äkki mõni ilus suur paalja kinni püüda või järve forell, et eelmise aasta paaljad olid mingid niuksed, aga võiks ikka ilusat kala ka saada. Loodame, ilma on ja matkame ja eks ole näha. Oled sa kindel, et suudad sinna jalutada? Muidugi olen. See on ju 30 kilomeetrit kui linnu. Kui ilma on, siis tipa-tapa ja vaikselt ja küll jõuame. Karu ei karda? Ei, pipra gaas on kaasas, nii et karu tuleb, siis ei pea ära jooksma ega surnut mängima. Ja kuidas siis selle aasta kala söömisega lood on? Sööd? No, kui teha niukest mõnusat lõkkekala, niuke mõnus küps, võib-olla natuke krõbe, siis võib-olla söön, aga kalasuppe niuke eriti ei tõmba, ei isuta. Aga kui on kalamari, panin koogi peale? Ei, muud kraami on nii palju kaasas, et ei tea, kas seda jõuab metsagi tassida. Aga noh, eks siis paistab. Räägi, mis on reisi eesmärgid? Aga siin põhieesmärk on ikka, et raksilt paarkümmend kilo maha saada. Siit ei ole midagi. Kus kohast? Näita ka. Näita, kus kohast? Siit võtad parema koti maha, on 5 kilo läinud. Nad nagu nii täis. Võta proovi ka. Ma ei taha näha. Seda ikka hea lõng on. Ma seda maha lihtsalt. Kus siuksed juuksed tulid ütle? Ma räägin, ma ei näe siin Nad suudavad vaadata, aga mina ei suuda. Ma ei suuda enam vaadata. Kuule, ajame kulmud ka ära. Hull ole selle. Vaata Ragnarit. Vaata nagu vana mees. Oh my god. Jaa. Sääske, teil on pidu. Hommikul. Ragnar on suure jutu ja suure kõhuga mees, kes ei karda ei sääski ega karusid. Viimased pingutused enne suurt reisi. Vaja vähe rohkem. Yes, reis hakkas. Nüüd lähme võtame võileivad peale ja siis lähme võtame Andre peale ja siis võtame suuna sadamasse ja ongi meie Lapi reis 2016 saab algusena. Et siis kui me laevas oleme, siis saab täpselt öelda, et reis on alanud. Praegu on selline suur ärevus, et kas jõuame laeva peale või jääme maha, äkki ei mahu, et eks vaatame. Sain öösel magada ka või? Kuule, ma ärkasin kell 5 üles, uni oli läinud ja alutas nagu kuutõpinne ringi. Ma ärkasin ikka äratuskarjuse, ikka äratust ootama. Õhtul läks ilusti tuli uni peale, midagi ei olnud. Ma ärkasin ka ikka enne äratust üles. Ma olin ju 5 ja alutasin ringi juba, oh my god, no. Kuidas sulle annes? Äratus oli 9, aga ärkasin kell 8 koos poisiga. Hannes on tubli isa ja jõumees, kes sai au võtta oma kotti kõige raskemad asjad. Kõik pakitud, kõik korras. Ootame. Nii, siit saame nüüd mõned võikud tee peale kaasa. Leena on Ragnari ema ning ühtlasi ka hea kokk, kelle söökides ei pea kunagi kahtlema.
Jumala eest, pange riidesse, kus kohta need lähevad, ma tahtsin bussi näha teid. Vaata. Leena, mis sa meile kaasa tegid? Tegin teile muna, biifi, võileib. Kõvasti on rummu. Ikka oskad siit minna või? See on tunnelisse. Jah. Ega ma siit poolt pole läinud, muid oli ilmast kunagi. Tunnelisse, jah? Otse, jah? Tunnelisse. Siit. Mine tunnelisse. Siit mine tunnelisse. Loogiline peaks olema, aga ma ei ole Mine tunnelisse. Pole otse. Lippar otse, tunnelisse. Esimesel läheme üle tunnelisse. Lähe vaata selle auto järgi. Paremale. Mitte vasakule, paremale, mõikad. Ja mitte otse, paremale. Tallinnas oli ilm vihmane, aga meie meeleolu see ei seganud. Raivo on osavate näppudega filmimees ja monteerija, kes väsinuna kipub norskama. Hando on esimest korda Lapimaal ja ei tea, mis teda ees ootab. Aga elumees ei löö risti ette mitte millegi ees. Natukene aega tagasi tuli telefonikõne mulle, et mere peal pidi torm olema ja inimesed oksendavad laevas, et eks see siis näha ole. Meil on 13.30 laev väljub, et kes meie seltskonnas kõige nõrgem on, ehk saab ka näha oksepidu. Aga selles suhtes jah, et praegu lähme võtame Andre peale. Kõige nõrgema lüli siis. Jah, kõige nõrgema lülina. Ja lähme siis, ma ei tea, kas sööma kuskile või mingi plaan poistel oli. Sa ei küsinud ju midagi. Ja siis on sadamasse minek. Ja siis ootame oma järjekorda ja kui lõpuks Soome jõuame, siis on pikk sõit Norra Karasjokesse või mis koht see oli? Karasjokki, jah. Et lähme sinna ja seal desinfitseerime oma varustuse ja võtame kalapüügiload ja siis ronime kuskile tundrasse mägedesse ära. Aga lähme vaatame, mis see Andre siis teeb, et kohe peaks ta peale võtma ja Andre on mees, kes ei oska niisama istuda, ehitab, meisterdab ja on muidu asjalik. Joo. Räägime muljeid. No ei oskagi midagi rääkida ka niimoodi. Mis ootused on reisiks? Ei, vägev on. Tunnen vägev. Liiga palju kaameraid. Jull. Palju asju on? Normaalselt. Võta parem midagi, noh. Nendega juhtu vist midagi, noh. Viskan selle ka siin. Ma just tahtsin küsida, et nii vähe asju oligi või? See hea tunne, et aasta aega oodatud. Jull. No ma räägin, ruumi on tulnud üle. Rohkem ei räägi midagi. Viimane kalamees sai ka peale korjatud ning nüüd suundusime sadamasse. Jälgisime läbi Moblaga Rio olümpiamänge. Oleme nüüd sadamas siin ja parkisime siin, see on sadama marketi juures või kus see on see admiraliteedi bassein ja saime siukse huvitava vitungi parkimistrahvi 40 euri. Reis hakkas juba trahviga, et tundub päris huvitav tulevana. No kõik kokaiin tuleb enne piiri sisse tõmmata. Kokaiinum. Poisid läksid suitsule. Ma jäin siis laevas nüüd kohta valvama. Istume siin laeva nihas ja naudime seda tormist verd. Natukene kõigutab, natukene loksutab, aga selles suhtes ei ole hullu. Tuleb see laevareis lõpuni sõita ja siis saab autoga Norra poole teele asuda. See rändus pidi siis sees olema või väljas?
Sees. Andme rändus väljas. Mida sa kuulda tahad? Ma ei tea, räägi muljetest. Sul tuleb jutt hästi, räägi nüüd ära kõik. Meie eest ka. Ma ei tea, keegi ei küsi midagi. Sa alati tead kõike. Ma ei saa praegu kõike välja reetada. Räägi. Peale Jacki hakkad rääkima. Vaadake, mis siit taskust leiab. Jõudsime Soome ja nüüd algas pikk sõit põhja poole. Kaua veel vastu pead? Paar kilti võiks veel tulla ikka. Saab näha. Või sa mõtled sõitmisega või suitsupausiga? Mida sa mõtled, Hannes? Oleme kohal juba või? Aga nüüd. Väike metsapeatus ja suitsupaus. Hetkel oleme sõitnud siis kusagil 40 kilomeetrit ja väike esimene põiepeatus, et väike puhkepaus, suitsupaus ja juba sõidamegi edasi. Ragnar, ei kuule. Meil olid kaasas ka erinevad raadiosaatjad ja nende ühilduvusega olid probleemid. Ei kuule? Juhal teid on ikka aparaadid. Andre. Olin ees kaardilugejaks Handole. Sõita oli veel 1300 kilomeetrit. Andre, palun räägi, mis probleemid on? Proovin Hiina raadiosaatjat ja päris raadiosaatjat kuidagi ühele lainele saada, aga ei õnnestu. Aga on sul aimu, mis teha tuleb? Ei ole. Ega Hiina keelt ka ühe päevaga või poole tunniga ära ei õppi, anna poisile aega. Naudid sõitu? Mõnus on ju. Mõnus, 300 kilomeetrit veel. Kas seda on vähe või palju? Varsti enam nii palju siin olen. Seda on natuke enam. Aga ega siin ei ole midagi, ma tegelen puhkusega. Kuradi on maitsev leiva vesi ikka. Hannes, mis juhtus? On tõmban ka korra. 4. koht. Noored kuked panid üle. Täpsusta. Kupper jäi 4. Vahepeal oli hõbedas kinni juba. Ketta heites. Kurb, jah? Esimene söögipaus ABC-s. Kusagil 200 kilomeetrit on sõidetud, nii et... Kuidas õlle oli, Raks? Normaalne, võtan veel, enne peame pissil käima. Välja, siis näeb. Kustutasime nälja ning teekond võis jätkuda. Õlled välja otsima. Vahe neil on. Kõigepealt. Mis asjad sa pead välja otsima? Mingid asjad, midagi jooda. Hando pääses rooli tagant ning Raivo võttis juhtimise üle. No kusagil 850 kilomeetrit veel Karasjohkasse. Hommikul 8:30 oleme kohal. Loodetavasti. Alles esimene tankimine Oulus. Ei olegi seda. Peabki hoidma. Muidugi. Ja peabki hoidma, jah. Tuleme. Buss võttis vähe kütust ning diisel oli Soomes palju odavam kui bensiin. Jälle plussis. Nüüd võttis Hannes juhtimise üle. Raivo, mis su käes on? Mis su käes on? Kell on 2:30 on ju ja ma ei tea, onu Jacki tuli küll, et Hannes on aasta aega trenni teinud, et kõiki meie matkakotte tassida, nii et me naudime siin.
natuke aitab, teeme ta kotid kergelt. Kell on 2:40 ja me oleme jõudnud polaarjoone juurde. Siuke tunne nagu oleks 3 ööpäeva juba sõita täis. Ja veerand on ikka sõita veel. Ando, tule siia. Vähemalt. No mis sa teed, näe? Tule. Ma näitan sulle. Astu 2 sammu tagasi. Nüüd oled ületanud polaarjoone. Kurat, pool päeva on ikka sõita veel vaja. Astud edasi või tagasi või? Ikka vaja pool päeva. Vahepeal saime korraks ka silma kinni ning lõpuks nägime ära ka esimesed põhjapõdrad. Teed raks? Koristan. Läksid lõunasse. Paremat. Sääsed läksid lõunasse. Tuleb välja, et sääsed on kadunud. Kohe oleme Inaris. Väljas on mingi 7 kraadi ja kell on 6 hommikul. Ei ole hullud, teeme nii. Hommikul vaja tuleb sporti teha. Pin kohad on? 1143. Isa, kotta varem taanta vaaten 3,75 paari. 60 euri. Võtan, mis ma võtan? Choose language first. Kus ma võtan? Buss on Opeli oma, aga klaasid on Renault omad. Vahepeal tankisime jälle bussi kütust. See on ikka päris jääre. Ning enne Norra jõudmist tegime peatuse ja hakkasime hommikusööki valmistama. Kristall selge. Väljas on 4 kraadi. Väheke külm. Kergelt leige. Ei ole väga lõbus, jah? Praemuna ja peekon. Kõhu saab ikka korralikult täis. Korralik pauk energiat. Võtan läppa ja seasta. Kuidas maitseb? Päris hea muna. Päris hea. Ma ütleks parem kui see ABC lõuna. Kõige parem osa hommikust. Kohvi. Kõhud täis, kohvid joodud ning pakkisime jälle oma asjad kokku ja asusime teele. Järgmises osas. No nüüd saame siit kalaload kätte ja... Need asju ikka on. Kimalased on küll kohal. Joo, Lapi vend. Igatsesid juba Lapimaad või? Mis kala on? Harjus. On hea või? On taist. Ise tehtud, hästi tehtud, jah? Ta alles elas siin. Võib-olla 10 tundi tagasi nii tuli.